Tere kõigile, mul on au siin olla. See on suurepärane konverents. Aitäh JNS TV-le kõige eest, mida te teete. On tore kuulda, kui paljud inimesed ütlevad valjult välja seda, mida ma ise mõttes mõtlen. Mul on au siin olla. Minu nimi on Josh Reinstein. Olen Iisraeli liitlaste fondi president. Ja meie tööks on koordineerida 64 seadusandliku rühma tegevust 64 riigis, kuhu kuulub 1600 seadusandjat, kes tegelevad sellega, mida me nimetame usupõhiseks diplomaatiaks. See tähendab seda, kui inimesed võtavad oma piibelliku toetuse Iisraelile ja muudavad selle reaalseks poliitiliseks tegevuseks. Ja mul on hea meel öelda, et täna on 80% Iisraeli diplomaatilistest edusammudest saavutatud tänu usupõhisele diplomaatiale. See ongi see, jah. Iisraeli kõrval seisavad kristlased, mitte riigid. Ja kristlased toovad oma riigid meie juurde. See on põhjus, miks meil on taas saatkonnad Jeruusalemmas. See on põhjus, miks Ameerika 37 osariigis ja mujal maailmas on BDS-vastased seadused. See on isegi põhjus, miks meil on vaatleja staatus Aafrika Liidus. See on sellepärast, et kristlased lõid poliitilises protsessis kaasa, toovad oma juhid meie juurde ja seisavad kindlalt meie kõrval. Ja siin on meiega 3 kindralit usupõhise diplomaatia liikumises. Nii et läheme kohe asja juurde. Meil on palju küsimusi. Alustan pastor Larry Huckiga. Leviivad kuulujutud, et kristlaste toetus Iisraelile on vähenemas, et noored kristlased ei seisa enam meiega ja et vanemad kristlased hakkavad Iisraeli vastu pöörduma. Mida teil selle kohta öelda on? Teed midagi, mida Rabbi Goldstein ütles, on see, et me oleme sõnasõjas. Sõnad on võimsamad kui kuulid ja laskemoon ja nii edasi. Ja meil on Ameerikas inimesi, kes nimetavad end kristlasteks, teevad podcaste ja nii edasi ja nii edasi. Ja nad teevad avaldusi, nad võtavad pühakirja kontekstist välja. Nad väidavad, et aasta 1948 ei ole piibli prohvetluse täitumine ja nii edasi ja nii edasi. Ja nad on häälekad ning saavad tähelepanu. Aga me oleme siin, et teile öelda, mul on telesaade, mis on iga päev mitu korda üle maailma eetris. Ja meil on miljoneid ja miljoneid ja miljoneid kristlasi üle kogu maailma, sealhulgas Ameerikas, kes ütlevad seda, me ei jäta Iisraeli kunagi maha. Me seisame Iisraeli kõrval. Mul oli täna hommikusöögil seljas T-särk, millel oli kirjas, ma olen kristlik sionist. Ja üks naine tuli minu juurde, pisarad silmis. Ja ta ütles, nii hea on seda kuulda. Ja ma sain talle öelda, kuule, ma ei ole ainus. Meid on miljoneid. Me teeme oma hääle kuuldavaks. Me anname igale poliitikule teada, et vahevalimistel me teie poolt ei hääleta. Me ütleme oma inimestele, et nad ei hääletaks, kui te ei toeta Iisraeli, kui te ei seisa meiega. Ja see pole minu õigus öelda, aga ma ei näe läänekallast kusagil piiblis. Ma näen Juudamaad ja Samaariat ning me ei luba seda jagada. Yeah. Kui sa oled poliitik või kandideerid ametisse, kui sa ei seisa häälekalt Iisraeli eest, kui sa ei seisa selle eest, et Iisrael oleks suveräänne riik ja kui sa ei seisa selle eest, et Iisrael end kaitseks, siis me ei taha sind ametis näha. Ja ma ütlen teile, meid on rohkem kui neid. Aitäh, pastor Larry. Troy, sina oled rahvuslike ringhäälingute president. See hõlmab umbes 14 000 kristlikku ringhäälingut. Ma ei usu, et inimesed mõistavad, kui suur on kristlik ringhääling ja kristlik meedia. Meile tehakse peavoolumeedias nii palju ülekohut, mis toimub kristlikus meedias. Vaata, kristlikus meedias on minu arvates endiselt väga tugev toetus Iisraelile. Kristlik meedia jõuab üle 90% Ameerika majapidamistest. Nad jõuavad üle 300 miljoni inimese üle kogu maailma. See on parim hinnang, mida me saame anda ilma interneti arvestamata. Aga tead, ma tahan sellele küsimusele natuke teistmoodi vastata, sest ma arvan, et osa narratiivist on siin, me oleme sõnumisõjas. Sõnumisõjas on ühel poolel need, kes on Iisraeli vaenlased. Teisel poolel on sinu suurimad toetajad sõnumite levitamisel, kristlikud meediaväljaanded ja kristlikud suhtlejad, kes jõuavad nendeni. Aga las ma toon selle numbri välja. Sest ma arvan, et kogu see idee, nagu kristlaste toetus kahaneks, on tegelikult osa sellest sõjast. Pew uuring, just selle aasta märtsis, Pew uuring.
64% valgetest evangeelsetest protestantidest suhtuvad Iisraeli soodsalt. See on sama, mis 64% juudiameeriklastest. Täpselt õigel teel. olgu, 52% valgetest evangeliikalidest usaldab Netanyahu tegutsemist maailma asjades. Ainult 54%, veidi rohkem, usaldas president Trumpi. Tegutsemist maailma asjades. Valged evangelikaalid on ühed oma liidris suurimad toetajad ning nad peavad Iisraeli ja Hamasi konflikti isiklikult oluliseks. Nii et need numbrid ja minu arvates on siin käimas sõda, mis on sõnumite sõda. Ja ma nõustun sellega, mida enamik külalisi siin varem ütlesid. Me oleme maailmavaadete võitluses. Juudi kristliku lääne maailmavaate, progressiivse lääne maailmavaate ja islami maailmavaate vahel. Ja minu arvates on kristlik meedia selles võitluses Iisraeli kõige valjem toetaja. aitäh, Troy! Mario, sa ei ole siin ametlikus rollis, kuid sul on samuti positsioon Valges Majas. Sa oled Valge Maja nõunik ja mis on olnud šokeeriv ning mida paljud teist võib-olla pole märganud, on see, et usupõhise diplomaatia võtmeisikud on nüüd Valges Majas. Paul M. Whitey-Mainety, Pete Hegseth. Me just nägime suursaadik Mike Huckabe'd. Ta on selle liikumise rajaja olnud 20 aastat. Miks sa arvad, et nii paljud meie usukogukonna liikmed, juudid ja kristlased, kes usuvad piiblisse, on esimest korda Valges Majas presidendi ümber kogunenud? Enne kui ma vastan, siis nagu sa ütlesid, olen ma siin isiklikus rollis. Minu märkused on isiklikud ja ei esinda Ameerika Ühendriikide valitsust ega selle asutusi. Valgel Majal on oma usuküsimuste büroo, mis on väga aktiivselt tegutsenud. See asub lääne tiivas ja tegeleb usuvabaduse, antisemitismi vastase võitluse ning erinevate usuliste ja piibellike küsimustega. Ja igal valitsuskabineti liikmel on oma usuküsimuste direktor. Ja sina, Joosu, oled olnud teerajaja usudiplomaatias ning me näeme seda igal pool. Me mõistsime, et see, mida Jumal tegi, kui ta võidis president Trumpi esimeses administratsioonis tänapäevaseks Küüroseks, polnud mitte anomaalia, vaid prototüüp sellest, mida Jumal tegi ka teiste rahvastega. Kui me reisisime Ladina-Ameerikas koos president Bolsonaroga ja teiste Trumpi tüüpi presidentidega, olid nende ümber usunõustajad. Ja me mõistsime, kui oluline on meie hääl diplomaatilisel viisil. Nagu sina, Malcolm Hanline, kes tema nägemus oli meie latiinode koalitsiooni Iisraeli heaks algus. Kuidas kristlike presidentide konverents, mis esindab 2% Ameerika elanikkonnast, avaldas mõju. Me hakkasime mõtlema, et kui 30% ameeriklastest on kristlased, siis mitte kõik neist ei toeta Iisraeli. Aga mida me saame teha, kui me ühendame jõud ja toetame Iisraeli riiki selles usudiplomaatias? Nii et pastor Larry, ma olen sellega tegelenud üle 22 aasta. Alustasin Connecticuti kristlike liitlaste toetusrühma, kuid viimase 2 aasta jooksul ei lõpeta kristlased rääkimist Juudamaast ja Samaariast. Nad tahavad Juudamaad ja Samaariat. Nad tahavad, et Iisraelis oleks suveräänsus. Nad tahavad, et juudi rahvas oleks selle maa peremees. Mis juhtus? Kust see kõik tuli? Ja miks on see äkitselt kristlaste suurim soov? Tead, üks asi on see, et kristlased räägivad sellest nüüd valjemini. Nagu ma ütlesin, meil on telesaade, mis on iga päev eetris üle kogu maailma. Iga päev õpetame kristluse, juudi juuri. Õpetame, et Mooses oli juut, Abraham oli juut. Rabbi Lau on minu hea sõber ja kui me esimest korda kohtusime, rääkisime 2 tundi. Ja ta küsis, kuidas sa Toorat tunned? Sest kõik, mida ma õpetan ma Toorast. Ja ma ütlesin, et kõik, mida ma õpin ma juudi juurtest. Ja ta ütles, et see on sellepärast, et kristluse alus on juudi juured. Ja ma ütlesin, jah, härra. Ja ta ütles, Jeesus ei lakanud kunagi olemast juut. Ma ütlesin, ma püüan seda maailmale öelda. Ja las ma ütlen sulle midagi. Maailm armastab seda. Evangeelsed kristlased teavad, mida nad meile ütlevad. Me teadsime, et meil jäi midagi puudu ja see, mis neil puudu olid meie usu juured, milleks on Iisrael ja juudi rahvas.
ma toon teile ühe näite usupõhisest diplomaatias, mida me kõik teeme koos Iisraeli liitlaste fondiga. Viimased 7-8 aastat olen ma käinud Brasiilias ja õpetanud, kuidas seista Iisraeli kõrval. Õpetanud armastama Iisraeli, õpetanud Juudamaad ja Samaariat, mitte Läänekallast. Ja igal aastal korraldavad nad Sao Paulos marssi. 5,5 miljonit kristlast tänavatel. Päris arvud. 5,5 miljonit. Viimasel, kus me käisime, jagati välja 10 000 Iisraeli lippu. Ja mitu korda marssi ajal peatusime kõik koos poliitikutega, pöördusime Jeruusalemma poole ja palvetasime Jeruusalemma rahu eest. Lubage mul teid julgustada. Evangeelne maailm seisab teie kõrval. Ja nad on väga kohal ja häälekad, et see on Juudamaa ja Samaaria. Ma arvan, et järgmine samm, mida me Washingtonis teeme, me tegime seda Golani kõrgendikega, Golani kõrgendike suveräänsusega. Ma arvan, et järgmine samm, mida me näeme, on see, et kuulutatakse välja, et me ei nimeta seda enam kunagi läänekaldaks. Et aspidi tunnistame seda alati Juudamaa ja Samaaria maana. aitäh, pastor Läri! 2 aastat tagasi ühes kõige tähelepanuväärsemas usupõhise diplomaatia näites võttis Troy Miller NRB juhina vastu resolutsiooni, et kristlikud meediategelased ei tohi enam kasutada väljendit Läänekallas. Nad peavad ütlema Juudamaa ja Samaaria. Ja sellest ajast alates on see nüüd välissuhete komitees. See on nüüd seadus. Kuberner Hakabi tegi selle ära. Nüüd on see Texases. Nii et algselt oli see kristlik küsimus, kuid sellest sai üleriigiline poliitiline liikumine. Kui tihti selline asi juhtub? Kas see on väga levinud või on see midagi erilist, mida me praegu näeme? Ma arvan, et see resolutsioon oli iseenesest eriline, sest see kõnetas tõesti kristlasi ja see kõnetas inimesi üle kogu riigi. Tead, pärast seda, kui me selle tegime, saatsime selle üle 2000 kristliku väljaandele, et öelda, siin on see resolutsioon ja siin on põhjus, miks me seda teha tahame. Kristlased saavad aru, ma mõtlen, paljud kristlased on, vaata, ma ütlen sulle, nad on nagu paljud teisedki inimesed. Nad on laisad, okei? Nii et nad ei viitsinud uurida, et öelda, mis see Läänekallas on. Nad arvasid, et Läänekallas on mingi muu koht kui Iisraelis. Nad arvasid, et see on päriselt olemas. Nagu oleks maad laiendatud ja sinna lihtsalt Läänekallas pandud. Kui me neile ütlesime, et ei, see on Juudamaa ja Samaaria maa. See ongi see maa, mille Jumal Abrahamile tõotas. See on maa, mille Joosua vallutas. See on maa, mis jagati suguharude vahel ja nad said sellest aru. Aga tead, kristlik valijaskond, üle kogu riigi, millest sa räägid, see on diplomaatia. Me moodustame 37% vabariiklikust parteist. Me oleme vabariikliku partei suurim toetusbaas. Kristlased moodustavad 60% Ameerika elanikkonnast. Me lõpetasime just eelmisel aastal küsitluse ja 60% ameeriklastest jälgib regulaarselt kristlikku meediat. Nii et see on tõesti suur grupp, kellel on tugev hääl, see on aidanud paljusid asju edasi viia. Ma ütlen teile, minu kolleeg, kes töötab organisatsioonis nimega Rahvuslik Ringhäälingu Assotsiatsioon, see on suur kommertsettevõtete ringhäälingu grupp, ütles seda nii. Me saame tihti asju tehtud. See on Ameerika jalgpalli analoogia. Me saame tihti asjad 10 jardi joonele, aga ei suuda neid üle viia. Aga just meie kristlikud vennad ja õed viivad need üle värava joone. Ja see on üks neist teemadest. Aitäh, Troy! Me näeme uskumatut toetust Ladina-Ameerikast. Guatemala, Honduras, Paraguay on viinud oma saatkonnad Jeruusalemma, Costa Rica ja Argentiina on sellest teatanud. Pean sel nädalal meie konverentsi Buenos Aireses koos president Mileiga ja meil on juhid kogu Ladina-Ameerikas, kes seisavad Iisraeli kõrval nagu kunagi varem. Ja teil on üks suurimaid ja tähtsamaid Ladina-Ameerika organisatsioone, mitte ainult Ladina-Ameerikas, vaid ka ladina-ameeriklaste ja Hispaania päritolu ameeriklaste seas. Ja ma saan seda küsimus kogu aeg. Kas me näeme sama toetust Hispaania päritolu ameeriklastelt, nagu näeme Ladina-Ameerika kristlastelt? Sa mõtled Hispaania päritolu ameeriklasi siin Ameerikas, Ameerika Ühendriikides? Me näeme toetust. See ei ole päris sama, sest kodumaal on mõned poliitilised probleemid, nagu immigratsioon ja majandus. Aga nagu sa ütlesid, näeme Ladina-Ameerikas suurt Iisraeli toetuse lainet. Ja meid peab julgustama. President Milei juhtimine, mul oli au kutsuda ta Mar-a-Lagosse, et kohtuda esimest korda president Trumpiga.
tema kirg ja toetus Iisaki kokkulepete juhtimisel. Ja ma usun, et nüüd järgivad eeskuju paljud riigid. nii et me tõesti näeme Jumala kätt, nagu te mainisite. Meil on Paraguay. Nüüd on Honduras taas presidendi kätes, kes on Iisraeli pooldaja, Costa Rica. President Fernandez ütles, et ta viib saatkonna Jeruusalemma. Ladina-Ameerikas toimuva suhtes on nii palju lootust ja ootusi. Ja ma usun, et näeme seda mingil määral ka siinsetes Hispaania Ameerika kogukondades. Aga nagu varem mainiti ja nagu me kuuleme, on kaks asja. Ma mäletan, et me töötasime koos rabi Shlomo Riskiniga, kes oli endine Efraati pearabi. Ja ta ütles, et tänapäeval näeme kahte imet. Esiteks on see Iisraeli riigi rajamine, kus Jumal tõi Iisraeli pärast 2000 aastat tagasi sellele maale. Ja teine ime, ütles ta, on see uus juudi kristlaste liit. Pärast 2000 aastat antisemitismi kristlikus maailmas töötame me nüüd käsikäes. Ja piiblis oli koht, kus Iisrael oli ülekoormatud. Proveti. Sulane oli hirmul, Gehasi. Ja Eelia ütles, isa, ava tema silmad, et ta näeks, et meiega on rohkem kui nende vastu. Jumal on Iisraeli poolt. Kristlikud sionistid on Iisraeli poolt. Ja kui Jumal on meiega, kes saab olla meie vastu? Absoluutselt. Aitäh, Maarja. Pastor Larry, palun räägi kõigile, miks Maarja ütles, et selle uue suhte alguses juutide ja kristlaste vahel 21. sajandil oli vaja palju usaldust mõlemalt poolt. Ja sa olid justkui keskel. Sul oli usaldus juudi poolelt, sul oli usaldus ka teiselt poolt. Sa marssisid marssil koos rabi Lauga. Sa kohtusid Donald Trumpiga. Sa oled sõber meie peaministri Netanyahuga. Mida oli vaja selleks, et juudid sind usaldaksid, aga ka kristlased usaldaksid sind selle lõhe ületamisel? No see juhtub siis, kui ma palju räägin. Me töötame palju. Meie teenistus teeb palju koostööd Iisraeli valitsusega. Me teeme palju koostööd Karen Hezosiga, tehes siin projekte. Aga selle tõttu reisin ma palju Iisraeli riigi nimel ja me räägime segarahva hulkadele, juutidele ja mittejuutidele. Ja ma lõpetan alati oma jutu juudi rahvale öeldes seda. Esiteks, me ei püüa teid kunagi usku pöörata. Tegelikult vajame me, et te oleksite homme veelgi juudilikumad kui täna, sest judaism, Moosese õpetused on tsivilisatsiooni alus. Nii et juudid küsivad minult kogu aeg, kas teil on mingi varjatud tagamõte? Mul on küll. Mu tütar seal on vallaline ja ta vajab head juudi poissi. Ta tapab mind selle pärast. Nii et me lõpetame alati sellega. Esiteks, me ei püüa teid kunagi usku pöörata. Ma loen piiblit. Jumal andis juudi rahvale lepingu ja ütles, et see on igavene ja ma otsisin sõna igavene üles heebrea keeles. Ma otsisin sõna igavene üles inglise keeles ja ka sea ladinas. Ja sõna igavene tähendab lepingut Jumalaga igaveseks. Meie kristlastena oleme teie külge poogitud. Jää juudiks ja ole veelgi rohkem juut. Me vajame teid. Teine asi on see, et ma annan teile veel ühe lubaduse. Me ei jäta teid kunagi maha. See ei loe. Me seisame teie kõrval. Me seisame Iisraeli rahva kõrval. Me seisame vastu ja paljud mu juudi sõbrad ütlevad, et me vihkame kuulda antisemitismi. See on peaaegu nagu tilkuv kraan. See on juudi vihkamine. Ja me seisame teie kõrval Iisraeli riigi, Juudamaa ja Samaaria eest, juudi vihkamise vastu. Kui ma võin kasutada veidi poliitilist vabadust, siis piibel ütleb, et 3-kordset nööri ei murra nii kergesti. Ma usun, et see 3-kordne nöör siin täna õhtul selle konverentsiga ja üle kogu maailma on Jumal, juudi rahvas ja evangeelsed kristlased. Ja ma olen lugenud raamatu lõppu. Me võidame, me seisame teie kõrval. Troy, sul on igal aastal suurim kristlik üritus. NRB konverents on tohutu. Need teist, kes on seal käinud, midagi sellist pole te tõesti kunagi näinud. Seal on tuhandeid ja tuhandeid inimesi ja sa otsustasid sel aastal korraldada tippkohtumise Jeruusalemmas. Sa korraldad NRB Jeruusalemma tippkohtumist. Miks oli nii suure iga-aastase ürituse puhul oluline teha midagi ka siin? No see on veidi teistsugune üritus, see on meediaüritus.
ja põhjus, miks on nii oluline seda siin Jeruusalemmas teha, on see, et ma usun sügavalt, et probleem, mis meil siin on, puudutab mõlemaid meie kogukondi, nii juudi kogukonda kui ka kristlikku kogukonda. Ja see probleem on vihkamine. Ja see on vihkamine vaenlase poolt, kes vihkab Jumala rahvast. Punkt. Seega peame kokku tulema mitte ainult oma sõnumi pärast, vaid meie ühtsus on selles võitluses ülimalt oluline. Ja kus oleks parem seda ühtsust luua, kui just siin Jeruusalemmas, judaismi ja kristluse vundamendil. Amen. Hästi, ma ei taha muusikat kuulda. Nii et üks väga kiire viimane küsimus Mariole. Mario, sa oled siin olnud aastakümneid, seistes õlg õla kõrval Iisraeliga. Ja nüüd oled sa Valges Majas nõunik. Sa töötad evangelistidega. Mis on muutunud ja mis on tulevik? Mina, Avi Abalo, tegin sel nädalal postituse kõige kohta, mida me vaatame MOU puhul. Ja et lõpuks peame pöörduma Jumala poole, eks? Jumala poole, kes rajas Iisraeli. Tema ei tukasta ega maga. Ja ma arvan, et tulevik on helge, nagu te kuulsite paneelis, kui me seisame koos, sest me võitleme sama vaenlasega. Kui me seisame koos, tean ma, et Jumal on meiega ja me õnnestume. Aitäh kogu meie paneelile. Aitäh kõige eest, mida te Iisraeli riigi heaks teete. Te kõik olete kangelased. Ja aitäh kõigile siin järgmine aasta Jeruusalemmas.